Siin on Käkikeerajate nädala ringvaade. Ainus uudiseportaal pühendatud võimueliidi tegevustele. Sel nädalal valitsus muudab varasemad head kokkulepped töörahvaga veelgi paremaks. Munade paanika ahistab munadepüha jänkusid ja ohustab võimueliiti. Ja kas Eesti käkikeerajad peksavad segast? Hakkame pihta. Valitsus muudab varasemad head kokkulepped töörahvaga veelgi paremaks. Jüripäeval aastal 2008 kirjutati alla ametiühingute, tööandjate ja valitsuse kokkulepe, mida reklaamiti kui töörahvale vajalikku ja kasulikku töösuhete ja tööturuasutuste reformi. Valitsus oli tollal nõus töölepingu seadusega, mis liitis Tööturuameti Töötukassaga ja tegi töötute elu turvalisemaks, kuigi see tegi ka tööliste koondamise lihtsamaks ja odavamaks. Tööliste koondamise küsimus siis aktuaalne polnud, sest Eestis oli suur tööjõupuudus. Tolleaegse kokkuleppe eeskujuks oli Taani töötuskindlustuse ja tööhõive poliitika. See oleks taganud töö otsimise ajal töötutele piisava asendussissetuleku ja pakkunud sel ajal isegi täiendõpet nende tavapärasele erialal või hoopis uue elukutse õppimist. Kokkulepe pidi rakenduma aastal 2010. Vahepeal aga algas masu. Palju töötajaid koondati juba 2009. aastal, seetõttu otsustaski meie andekas valitsus rakendada kokkulepet valikuliselt. Selle osa jõustumise tähtaeg, mis teeb töötajate koondamise kergemaks, toodi pool aastat kokkulepitust varasemaks. Nüüd on kaks ustavat võimuparteide esindajat, reformikate Kalle Jents ja IRL-i Marko Pomerants esitanud Riigikogus seaduse eelnõu, mis tühistab varem kokkulepitud võimaluse saada 40% palgast hüvitisteks ka nendel töötajatel, kes lahkuvad ametist vabatahtlikult või poolte kokkuleppel. See on kahtlemata samm õiges suunas, et kaitsta meie poliitilise ja majandusliku võimueliidi huvisid. Mõned, kes ei saa aru meie partokraatliku riigikorra hüvedest, arvavad, et töötajate hüvitiste tühistamise eelnõu oleks pidanud esitama kokkuleppe sõlminud valitsus. See võiks aga tekitada valitsusele piinliku olukorra. Juba niigi rahutuks muutunud lihtrahvale oleks pidanud selgitama, miks varasema töölepingu seaduse kokkulepet enam täita ei taheta. Piinlikkuse peale vaatamata on meie rahva heaolu eest hoolitsev sotsiaalminister siiski teatanud, et ta toetab kokkuleppe tühistamise ideed, mille esitas mullu sügisel ka meie andekas rahandusminister Jürgen Ligi. Just sellist eelnõu olevatki vaja selle rahvastiku osa heaoluks, mille moodustavad tööandjad ja võimueliit. Opositsioonipoliitik sotside Heiki Nestor kutsub nüüd Jentsi ja Pomerantsi valitsuse tankistideks. Ta arvab, et nad esitasid eelnõu Riigikogus just selleks, et valitsus ei peaks selgitama, miks nad on nüüd kirjutanud korstnasse olulise osa kolmepoolsest kokkuleppest. Meie võimuerakondade poolt efektiivselt juhendatud, pahatahtlike inimeste poolt koguni kummitempliks tembeldatud Riigikogus saab selliseid võimueliidile vajalikke seadusi teatavasti tavaliselt ilma suurema lärmita kehtestada.
Nestor väidab, et võimuparteide koalitsioonileppes on salajased või koguni kirjutamata sätted nende töötajatega sõlmitud kokkuleppe muudatuste kohta, mis ei pruugi valijatele meeldida. Ta arvab, et IRL ja Reformierakond on otsustanud, et selliseid muudatusi ei esita valitsus. Need tehakse vaikselt ära Riigikogu tankistide algatusel. Vaikselt ärategemisest pole nüüd enam juttugi. Kogu asi on nüüd riputatud suure kella külge. Rahva piskuga harjutamine, mis esialgu näis olevat küllalt edukas, on hiljutiste ennekuulmatute streikide varjus muutumas sarnaseks mustlase kurvale kogemusele, kui ta hobune, kelle ta oli peaaegu harjutanud ilma söömata läbi ajama, heitis ootamatult hinge. Munade paanika ahistab munadepüha jänkusid ja ohustab võimueliiti. Õnneks on Eestis veel palju neid, kes mäletavad aegu, kui meie vene vennasrahvas tõi eestlastele kõrget kultuuri, küllust ja õnne ning selgitas meile ka efektiivse nõukogude majanduse nippe. Tol ajal polnud karta, et stahhanovlikult toodetud tarbekaubad asjatult poelettidele vedelema jäävad. Kus iganes oli midagi müüa, mis kõlbas hamba alla või selga panna, tekkisid kohe pikad sabad. Nende nõukogude inimeste rõõm ning rahuldustunne, kes jaole said enne, kui kaup lõppes, oli meeli ülendav. Eestlastele, kel õnnestus suurt vene tööliste paradiisi nõukogude ajal külastada, oli mõnikord meeldiv üllatus, kui nad said Venemaalt korraga mitu rulli tualettpaberit osta. Sealne poemees selgitas, et seda paberit paremaga harjunud venelased ei taha. Sellele olevat raske kirjutada, tint minevad laiali. Tänapäeval on arenenud riikides olukord vastupidine. Kaupmehed peavad kurja vaeva nägema, et kaup lettidel ostukorvidesse rändaks. Pole imestada, et mõned nupukamad oskavad vahetevahel ostjaid uskuma panna, et mõnest kaubast, mida tarbijad hakkavad efektiivse reklaami tagajärjel eriti meeldivaks või vajalikuks pidama, võib puudujääk tekkida. See müüginipp töötab eriti hästi USA's laste mänguasjadega enne jõule. Kui mõnda hästi reklaamitud mänguasja esialgu piiratul arvul müüki lastakse, siis võivad hoolitsevad emmed, kes ei taha, et nende laps ilma jääb, lettide ääres kas või kiskuma minna. Kui jutt sellisest ostupaanikast levib, siis pole probleem hiljem 3 korda rohkem neid lelusid läbi müüa, kui muidu oleks kaubaks läinud. Apple, mis on üks maailma kõige suurematest ja edukamatest elektroonikafirmadest, on seda müüginippi eriti oskuslikult kasutanud. Iga kord, kui tuleb välja uus iPodi, iPhone'i või iPadi versioon, tekib ka ostupaanika. Paljudele on suudetud selgeks teha, et inimkonna eliiti kõlbavad ainult need, kes kohe uue versiooni saavad. Nood tulevad juba õhtul magamiskottidega poe ukse taha ootama, et olla õnnelike seas, kes hommikul võidurõõmsalt poest uue riistaga lahkuvad. Pole muidugi kunagi juhtunud, et pikapeale keegi ilma jääks, aga kindlasti veenab ostupaanika ostma ka neid, kes muidu oleks mõne teise firma tootega leppinud või hoopis ilma läbi ajanud. Nutikad Eesti ärimehed suutsid hiljaaegu paljusid uskuma panna, et suhkur on kohe-kohe maailmas otsa lõppemas. Kuigi ainuüksi Brasiilias toodetakse nii palju suhkrut, et sellest valmistatud alkoholiga sõidab suurem osa Brasiilia autosid. Nutikad ärimehed teenisid hästi. Arvatavasti on veel praegugi paljudel kalli hinnaga ostetud suhkurkotte mitmeks aastaks. Seepeale kasutati sama nippi tatra müümiseks. See oli vist mõeldud enamasti venelaste jaoks.
Pole kuulda olnud, et isegi okupatsiooni ajal okupatsioonivõime ustavad teeninud ja haljale oksale tõusnud eestlased oleks suutnud oma vene vennasrahva toidukultuuri nii täielikult omaks võtta, et nad oleks hakanud tatraid sööma. Mis saab aga olla parem, kui tekitada munade defitsiit enne lihavõtte pühi? Pole vaja muud, kui jätta munariiulid osaliselt tühjaks, teatada, et müüakse ainult piiratud arv igale kliendile, kruvida hind kõrgele ja äri õitseb. Munade tootjad õigustasid hinnatõusu Brüsseli eurokraadi poolt läbi viinud kanade küsitlusega. Kanad olevat nõudnud suuremat elamispinda, mida otsustati rahuldada. Nagu teada, on nõudlus suuremate elamispindade järele tõstnud ka inimeste elamute hindu. Kõige enam aitasid aga munade hinda tõsta lähenevad munapühad. Kui jänkud ei saa lastele küllalt palju kauneid lihavõtte mune tuua, võib see tekitada paljudele psühholoogilise trauma. Siis võib juhtuda, et tänavuse munade defitsiidi tagajärjel võrsub Eestis rahulolematute generatsioon, mis võib omakorda nurjata tulevikus sellise Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbesi ja John Locke'i poolt soovitatud ühiskondliku leppe sõlmimist, mis garanteeriks meie võimueliidile helge tuleviku. Selle ohu vältimiseks võib kas muuta laste arusaamist munadepühadest või muuta tarbijate ostutavasid. Pole ju eriti loogiline keskajast pärinev legend, et jänkud toovad millegipärast mune, mille algataja oli aastal 1666 sündinud saksa arst Georg Frank von Frankenau. Samas pole aga ka loogiline jõuluvana, kes jõuluõhtul kogu maailma lapsed läbi käib. Aga katsu sa seda lastele selgeks teha. Parem on hakata propageerima turult munade ostmist. Turgudel pole kõige vähematki munade defitsiiti märgata. Suurärimehed võivad küll hakata kärpima hüvitisi, mida nad tavapäraselt soodsate seaduste ja regulatsioonide eest meie tublile võimueliidile tasuvad, aga küllap nad varsti taipavad, et järjekindel käsipeseb kätt läbisaamine võimueliidiga on kasulikum kui lühiajaline tarbijate nöörimine munadega. Võib neile isegi kinnitada, parafraasides tuntud ütelust, et ova brevis corruptionem longa. Kui muud ei aita, võivad nad ju lasta valla jutu, et varsti on lõpukorral pesupulber. Kas Eesti käkikeerajad peksavad segast? Eesti käkikeerajate liidule on saabunud äärmiselt muret tekitavad uudised meie võimueliidist. Me ei ole kindlad, kas uudistes kirjeldatu on põhjustanud mõne varem kahjutu viiruse muteerimine või on tegemist mingi seni tundmatu maailmaruumist saabunud mõjuagendiga. Muretsemiseks on igal juhul põhjust. Meile teatati, et valitsus ja Riigikogu on valmistanud uue põhiseaduse eelnõu koos demokraatliku valimisseadusega ja kavatseb selle kehtestada rahvahääletusega. Eelnõus on ette nähtud presidendi otsevalimine ja 51-liikmeline Riigikogu, kuhu pääsevad kandidaadid ainult saadud häälte järjekorras. Eelnõu näeb ette, et Riigikogu ja valitsuse liikmete palgad ei tohi olla koos hüvitistega kõrgemad kui 2 keskmist palka. Keskmise palga arvestused peavad sisaldama ka väikesepalgaliste töötute ja pensionäride sissetulekuid. Põhiseaduse eelnõu näeb ka ette sätestada vähemalt 10 aasta vanglakaristus riigi või omavalitsuse ametipidajate, kes põhiseadust rikuvad. Tõeliselt muret tekitav on uudis, et paljud võimueliidi liikmete sugulased, sõbrad ja äripartnerid kaotavad peatselt oma vähenõudvad, aga tasuvad töökohad. Valitsus otsustas vähendada riigiametnike arvu 2/3 võrra järgmise 2 aasta jooksul ja tulevikus palgata ametnikke ainult ausa konkursi alusel. Otsustati ka astuda samme, et
tagada Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Selleks otsustati kehtestada Eestit okupeerinud riikide kodanike või kodakondsusetute isikute sisseränne ja Eesti kodakondsuse andmise moratoorium. Samuti luuakse komisjon, mille ülesandeks on läbi vaadata kõikide pärast taasiseseisvumist kodakondsuse saanute kodakondsuse saamiseks esitatud dokumendid. Nende kodakondsus, kes on selle saanud võltsitud sünnitunnistuste või muude pettustega, tühistatakse. Nende vara konfiskeeritakse ja nad saadetakse koos nende Eestis sündinud järeltulijatega maalt välja. Veelgi rohkem tekitab meil muret uudis, et Riigikogu otsustas kehtestada eetikakoodeksi, mis kehtib kõikidele valitud ja palgatud riigi ja omavalitsuse ametiisikutele, nagu on soovitanud korruptsioonivastane rahvusvaheline organisatsioon Transparency International. Koodeksi rikkumine toob kaasa kriminaalkaristuse. See keelab karmilt igasuguste reiside sooritamise ja muude kulutuste tegemise, mis ei ole otseselt vajalikud ametiülesannete täitmiseks. Karistuseks koodeksi rikkujatele on ette nähtud ametist vallandamine ja pensionist ilmajäämine ning 1–10-aastane vangistus, olenevalt kuriteo raskusest. Eriti kummaline on uudis, et Eesti riigikaitsejuhid otsustasid sõlmida tulevikus kõik hankelepingud seaduspäraselt. Hankida ainult seda, mis on tõeliselt vajalik ja lõpetada tavapäraste hüvitiste nõudmine ning isegi vastuvõtmine teenuste ja varustuste pakkujatelt. Täiesti šokeeriv on see, et kõik teised ministeeriumid ja riigiametid otsustasid järgida riigikaitsejuhtide eeskuju. Eesti Käkikeerajate Liit loodab, et me ei ole nende uudistega põhjustanud Eesti käkikeerajate massilist pagulusse põgenemist ega kahjustanud nõrganärviliste tervist. Aga ainult 1. aprillil lubavad käkikeerajad lihtrahva unistusi täita.